rahvas ja täna teeme natuke challenge'eid. Et nagu te võib-olla näete seal maas on paugutite pakk ja ala võisub kivi sinna peale. Teeme väikest pauku. Et me ei pane siin midagi põlema. Olge aru, kui see isab väike. Jaa. See on endast täiesti jõhki. Oota, veel saab kotsik. Oota, ma tulen siia poole. Paugud käivad, kui see viskab kivi. Pöörad teistpidi. See on juba niigi tegelikult. Okei, viimane kord. Paugud käivad. Siin lähedal kuskil kohalikud prügikasti on või? Ma viskame jah sinna. Prügikastid seal olemas. Võib-olla teie ei näe, aga ma tulen siia poole. Ja nüüd on see rohelised prügikastid. Aga see on isegi noor prügiga olla. Õnne ma tahan ka visata. Tõeme siit selle. Kohtigi ilus. Mis asja, miks neid ei tööta ka enam või? Augud on see. See ostub peale. Ei, sellega ei saa isegi peale ostuda enam. Suht pudi. Kõikid on augud see. Juhke forever. Ära maha. Kurat kasugi kilekotti. Kui on kilekotti siis. Mida on uus? Tuleb nuudest. Ma ei tea pärast korjame paberiga kaotused. Okei, korjasime nüüd tükid siin kokku maast. Ja nüüd teeme siis alagi kõige oodatumad challenge. Siin mõnega sai veel paukuda. Kõik sajab. Võta. Ei tea, kus siin on. Oota, mitu sellel videol on, mis me raudteega kasutame? Selle on 0 vaatamist. Räägi. Jah. Ei ole nii vahti. Eks sul see varsti hakkab tulema. Oleme. Aga nüüd lähme alla ja siis teeme alagi teist challenge'id, mida ta tahtis. Okei, Tiia, tere. Jah, no mis tere. Sõidan alla Priiga mäest. Vaataga. Okei. Teil väriseb, ma tean. Aga ma natuke võib-olla võin teed välja sõita. Nii. Ma loodan, et teil väga ei värise. Ma ei näe praegu. Aga näete seda prügihunnikut siin. Siin võib vahest laua juppe saada. Ei see seal hüppekaid teha. Vaata keelud! Näete. Ja loodades kummi mul läbi ei lõika. Äkki ma tõin natuke valest kohast. Siin on klaasikilde. Metsikuld! Siin on päris palju neid. Ma olen niisuguse väikse ringiga. Ja loodan, et mu kumm läbi ei lähe. Okei, vist sain läbi. Kas see mõnda tükki on? Telekas. Siin on ükskord kokku siin panime. Vaatan, kas siit leiad millest ehitada. Katka siia. Kus see allaks nüüd on? Ei tea. Okei, nüüd ilmus alak ka välja kuskilt võpsikust. Ei tulnud, ma tulin prügivaasti ära. Viisin soti ära ja siis tuli. Käisin üle vaatama, et sind ei ole siin ma tulin. Ja vaatame, kas mõnda hüppega üks vajalikku juppi saab. Siin on, aga neil on siin prügihunniku all kinni. Et ärge mõelge, et me oleme prükkarid, me teeme taaskasutust. Jaa, siin saab tasuta juppe, noh, mida sa pärgad. Klaas, no see on nii nõks, sellega maksa üldse võkata kõik. Allaks, siin on mahlapakk, pauku saab teha. Seal sees on mahlapakk. Oota, sellega saab pauku teha. Siin on solki veel sees. Kust tead? Kust tead? Sest kui ma katsusin, katsu ise, seal on vett täis. Tuun vala välja. Paneme jälle teleka kokku või? Ma ei tea, suht eriti ei ole, oota. Võib-olla saab selle sealt kätte. Mis asja? Seda või? Kui see on nii nõrk, see ei pruugi toimida. Jaa, aga sellest võib-olla saab.
tämne. Ei ole kinni. No kõiki all kinni. Ta on prügikotist. Siin küljes on isegi õunad veel. Ma ei tea, praegu ei tee väga üksi õppab. Kui jõuaks alasi. Okei, hakkame sõitma. Klaasikillud! Ja hakkab pihta. Võib-olla seal prügikastide juures teeme pärast hüpet. Vot see on. Aga praegu ma siin teen niisama ralli. Ja võib-olla saab pärast raudteejaamas ka video teha. Mul on natuke vastik, mul ühe käega ei ole hea pöörata. Teil võib-olla värise peale pilt. Oi jumal. Rahlapakk jälle. Siin on mingi pidu käinud. Seal pool võsas. Paiga mul pole kiiver ka kinni, nii et noh. Siin on ju auk. Nüüd on siuke vahe, ma kartsin sealt läbi sõita. See on kahe. Aga võt nii hoiab. Selle käega ma saan paremini roolida. Kui tõstan kiirust ja vajutan esipidu. Kuule, ma mõtlen, et lähme sinna. Otsustasin veel natuke sõidust video teha. Kuna Alar ei kuulnud. Ma mine parem sõiduteele, seal on parem. Teenimel me natuke plaanisime, mis videosi teha. Ja meil tuli ideed. Oot. Ja meil tuli siuke idee, et me võiksime teha punane. Nagu top 5 püssi nagu parimat challenge'i kohta. Ja siis võiks teha siukese video nagu, mina ei tea, püssi maha jäetud kohad. Kuigi neid siin pole just metsikus koguses, aga siin mõned on. Ja ühte ei lasta isegi sisse. Ja see on päris suur. Nii et sisse ma ei saa kahjuks sinna minna. Kuigi ma tean mitmeid maha jäetud kohti, aga noh, mõned on siit mitmete kilomeetrite kaugusel ja tüütu on hakata sinnani minema ühe video pärast. Aga võib-olla sügisel 19. oktoober võib siuke video tulla, kus me Alariga teeme siuke suure matkapäeva. Jaa. Suur matkapäev, kus lähme raudteed mööda Kohtla-Nõmmeni. Kohtla-Nõmme kummivabrikusse. Ja võib-olla käib aga Kohtla-Nõmmel see koht. Näete inimesed, seal on ka see silt ees. Jaa. See, mida meiegi panime. Siin, see silt, ma räägin ära, miks see silt seal on. Silt on see selle pärast, et sealt läks kaevanduse raudtee, või noh, karjääriraudtee. Seal saab käia see maha. See on kõik maatasa ja see saab ujumas käia nüüd. Et varsti jõuame püssi veehoidla juurde. Jaa, see on ka sul maha jäetud. Ehitatud 18 sajandit ja pluss veel raudteejaama. Et selle karjääriga freiganda kinni ja see on maha lammutatud ja seal saab ujumas käia. Aidu kanalid või nüüd Aidu kaevandus läks see raudtee. Aga siis võeti kaevandus, ma ei tea, pandi kinni või karjäär, mitte kaevandus, pandi kinni. Ja siis võeti raudtee üles ja oligi. Ja pluss veel 2011. aastal tuli kaevanduse peahoone, aga mida ei ole täna. Võib-olla ma millalgi võin talle Kokla mapsist lausa näidata seda, kui suur see asi varem oli. Ja milline? Eurotruuk, jah. Näete, siin on püssi raudteejaam. Päris suur sihuke.
Püssis oli varem palju vana raudteid, aga nüüd on järel ainult 11 ja seal ka võib vahest rongid sõita. Üks läks Katlamajja, kuhu ei lubata minna, see on ka maha jäetud. See jäi sinna tahapoole. Et lubata tutvustada veetorn. Ja see on kõik maha jäetud, sinna ei lubata ka minna, see on uks kinni müüritud. Ja. On noh. Siis oli see vana raudtee, mis viis karjääri. Ma tahtsin öelda nagu kaevandus ja karjäär kokku panna. Aga karjäär tuli ikka meeldib. Karjääri viis see raudtee ja üks on siiamaani alles. Ja pluss veel ma leidsin selle Pokemon Go üles selle maja. Ja Laterna juures saab sinna kolmandale raudteele, sest seal... Ja see on Püssi vana raudteejaam. Ma võin sellest ka natuke rääkida nii palju, kui mina tean. Et raudtee on veel alles ja see siin ka töötab. Või noh, nad vahetavad ainult neid harud ees sealt nupust. Aga ma sõidan natuke siit eemale ja siis pidurdan ja ma oleks peaaegu oma ühest asjast ilma jäänud. Regamendist. Sellepärast ei olegi soovitav esipidurdat vajutada. Aga ma räägin teile natuke siis seda, mis siin varem oli. Varem oli vot siin, oli üks raudtee veel. Siin reisirong ainult sõitis, vahest või ka mõni kaubavedur sõitis. Aga siin oli põhiliselt ainult reisirong sõitis ja siin ootasidki. Ja reisirong läks sealt peale ja nii oli siin varem vähemalt. Aga siis, ja see raudtee läks ka muidu sinna kaugele sinna Katlamajja, mida te praegu enam ei näe. Ma võin seda midagi teile jälle näidata. Aga kui tahate otsige Google Mapsist. See, et... Aga siis hakati seda uut raudteejaama sinna ehitama, sinna kaugele. Te tõenäoliselt jälle ei näe seda. Hakati seda ehitama ja siis jäi see raudtee ette. Ja nüüd reisirong liigub ainult seda põhiraudteed mööda ja peatub seal. Ja see raudtee on üles võetud. Sellest on ainult siuke rada siia järgi jäänud. Mis on ka enam-vähem sama tulemus, mis jäi järele sest karjääri raudteest. Sest see on ka tegelikult suht siuke. Seal on ka ainult siuke kivi rada järgi jäänud. Aga okei. Oleme siis siin. Üks veel, aga seal tagapool. Seal on ka üks raudtee, aga see on ka üles võetud, seal on ka nagu ainult liiprid järel. Aga praegu küsin Vanareelt, mis tema tahab teha. No räägi, mida sina nüüd natukene. Kuigi see, ma ei tea. Oota, korra. Ma panin ta praegu selle telefoni teil natuke siia praegu vahele, et nüüd ma alan rääkida. Peab niivis. Et siis ma räägin natuke selle raudtee. Mine, lähme ka elama muidu. Tosk klomp hakkas tööle. Et me räägime täna sellest, kuigi või lõpatriim. Et räägime sellest, kas sellest räägida. Sellest ma räägin. See ehitati umbes 18. sajandil Püssi. 1700. 1700. Kui tahad öelda 1800, siis ütle 19. 19. Siis on 1800. Ei, ennem on 17. Ei, ennem 1700, siis on 1800, siis on 1900. Lihtsalt ütle aasta arv, millal ehitati. Et ma ütlen, et päris täpselt võib-olla ütlen, et või umbes ütleme kuskil 1837 asus siin. Alad kükitavad natuke rohkem, nad ei näe. Et siin asus see kaevandus, see raudteejaam ja pluss veel veetorniga ja see lammutati kuskil 19. sajandil siis kui mis asi? Raudteejaam hävines vist tänu sellele, et mis maailmasõda või midagi. Algul oli see Püssi, oli sooline, oli lükanuseaid ja siis tekkis siia rongi selle kõrval ka raudteejaam, aga mida siin endiselt enam ei ole. Ja Sven räägib praegu nüüd edasi, mis siin veel tegevust on. Tegevust.